Meie 10. mai saates olime oma kaameraga firmas Kliimaseade OÜ, kus jututeemaks olid erinevat tüüpi soojuspumbad ja rääkisime ka nende efektiivsusest. Lubasime seekord, et tuleme teema juurde tagasi ja nüüd ongi siin minu selja taga üks maja, kuhu maasoojuspump paigaldati juba eelmisel aastal. Teil on nüüd esimene talv üle elatud soojuspumba najal ja toel. Kuidas tundus? Üllatas mind, et ma olin alguses kergelt skeptiline see soojuspumba suhtes ja käisid muud mõtted läbi, aga olles nüüd see talve üle elanud, ma olin väga positiivselt üllatunud selles, et maja oli soe, kogu aeg oli 24 kraadi vähemalt sees, kuna on väike laps, põrandad soojad, kogu aeg lühikeste pükstega ja ei pidanud nagu tekki peale panema ja kannatas täitsa toas täiesti vabalt olla. Müra on suhteliselt olematu, selles suhtes, et ta on otse ruumis sees. Ma ei ole teinud sinna mingisugust seina ette ja peale seda talve ma ei plaani ka seda teha, sest see ei häiri. Läheb külmkapp tööle, see teeb sama palju seda müra. Probleeme pole olnud? Ei, siiamaani pole nagu ühtegi probleemi olnud veel. Ja uskudes siis oma tuttavaid, kellel on ka samad pumbad, ma usun, et neid ei tule ka. Kui nüüd kas või meie eelmise jutuajamise mõjul mõnel inimesele tekkis soov, et ma panen endale soojuspumba, kuidas see asjaajamine peaks käima? Ütleme nii, et kõigepealt kui on tegemist uue ehitisega, ikkagi inimene peaks meiega ühendust võtma, saatma meile joonised, me teeksime soojuskodade arvutuse ja selle alusel vakliiksime, soojuspumba. Kui on, tegemist on renoveeritava maja elanikuga, siis ma soovitan meile saata hinnapäringu koos reaalse soojusenergia kuluga. Kui tal on õlikütte, siis õlikulu, kui on elektrikütte, siis on elektrikulu ja kui on näiteks ahjukütte, kas või palju puitu nagu aastas kulub. Kuidas on ekspluatatsioonikuludega, kui suureks need võivad minna? Kuna elektri ja õli praegusel hetkel kilovatt-tunni hind on enam-vähem üks ja sama, siis maasoojuspumba ekspluatatsioonikulu on 3,5 kuni 4 korda väiksemad võrreldes, kui me näiteks kütaksime elektriga või õliga antud hetkel. Kas tarbijal endal on võimalik ka suurendada kuidagi seda efektiivsust? Selge see, et seadmel on igasugused olemas sellised funktsioonid, et on võimalik optimeerida soojuspumba tööd, on võimalik kasutada kalendrit, näiteks nädalaprogrammkella ja nii edasi. Tuleme taas kord selle juurde, et renoveeritav maja ja radiaatoriküte, kui palju üldse inimesed seda lahendust võtavad? Paljudel on selline eelarvamus, kui meil on radiaatorküte, siis maakütet ma kasutada ei saa. Tegelikult see on väga vale arusaam asjast. Maksimaalsed kütteveetemperatuurid, mida maasoojuspumvad võimaldavad, see on kuskil 55 kuni 65 kraadi kompressoriga. Selles mõttes, et see ei ole mingi probleem, aga mis on oluline radiaatorkütte puhul, tuleb üle vaadata radiaatorite küttepinnad ehk radiaatorite suurused. Et sellest sõltubki päris palju. Mida suurem küttepind, seda madalam kütteveetemperatuur peab süsteemi minema. Ja tihtilugu, kui on tegemist vana majaga, renoveeritava majaga, kus on radiaatorküttesüsteem, siis kas tuleb teatud radiaatorit asendada või kui on malmradiaatorit näiteks lisaribid juurde panna ja probleem on lahendatud.